Tervist kõigile veel. Ja tõesti, et kõigil on väga põhjalikud ettekanded, et mina lähtusin natuke filosoofilisemalt, et kui on selline õhtune aeg ja enamik mõtleb juba, et saaks jalga lasta, siis tõesti, et mis siis selle päeva kokkuvõttes ja niimoodi järjepanu edasi minnes, noh, ma ei tea, see Leiburi reklaam muidugi selle asemel oleks võinud ka valida mõne kas või meie ühe brändidest, aga see selleks. Et eks see jääb sinu südametunnistuse peale jälle. Aga ütleme, ühtepidi on taga lõpus kehva rääkida, teisipidi hea, et kui katsuks nagu selles mõttes, et päeva kontekstis olla nii palju kui võimalik. Et saalis on ju tegelikult tõesti auväärt põllumeeste koorum. Siin taga on väga suured mahud, eelkõige toorainet ja kuidas see siis saab lõplikult parima väärtuse, see on ju tegelikult, see ongi tegelikult meie kõigi ühine suur unistus. Et ma kohe tahan siin kummutada ühe sellise natukene, kuna ma olen ka nüüd päris pikalt siin piimanduses olnud ja natuke teisi toidutööstusharusid ka kõrvalt näinud, siis julgen öelda küll, et see stereotüüp, mis tuuakse, et töötleja on siis väga õnnelik, kui tooraine hind on väga madal, siis see on ilmselgelt vale. Et ka täna me oleme siin diskuteerinud teemadel, et tegelikult hea meelega sa ju ei maksaks, et üks põhikriteerium, mis vähemalt minul on küll olnud tooraine hinna poole pealt, on see, et tooraine hind võiks olema tööstuse vaatevinklis selline, et tootja tahaks investeerida, laieneda, sest ilma selleta tegelikult ei ole ka tööstusel võimalik ennast arendada. Et kui me räägime unistusest, võtame ühe punktina tooraine hinna, siis see on tegelikult see kriteerium. Kui meie partner tooraine tootja näeb, et see ei ole mõttekas, ta ei ole huvitatud laienemisest, siis see on ilmselgelt tööstusele kaotus. Ja nii lihtne see ongi, aga millegipärast vahest liiga tihti unustatakse see ära. Loomulikult alati me peame tajuma seda, et kui turud lähevad väga kõrgeks, siis me oleme läbi aegade näinud sellist eufoorilisi perioode, seal on omad riskid ja see põhiline õnnetus on selle juures see, et tegelikult ühel hetkel hakkavad ikkagi tekkima alternatiivid piimaturul, olgu siis kas või piimarasva näide või mis iganes, kus hakatakse alternatiive otsima, kokkuvõttes see ei ole ka meile võit enam. Et see tasakaalupunkt on ilmselgelt kõige olulisem. Eelkõneleja Tõnule ma nii palju, ütleme, kuna Tõnu siin nagu kutsus kõik ikkagi nagu ühistulise teemale, siis ma ei tea, mul ei ole sellist ettevalmistust, ma siis võiks ju ka täna ärgitada seda, et mis on alternatiiv, et mitte ühistulise tööstuse valdkonnas, aga ma arvan, et see ei ole primaarne see ärimudel, vaid kindlasti on oluline see, kuidas on nii-öelda omanik on kaasatud, kes sinna kuulub ja kuni sinnamaani välja, et mis on ettevõtte ärifilosoofia, kas ta näeb oma partneritest tõesti 10+ aastat partnereid või mitte. See on ülioluline. Et öelda seda, et peab olema nii ja see on päästerõngas, selles mõttes ma Tõnuga nõus. Tõnu ütles ka, et ega ühistu pole imevits. Ja nii ongi. Et mida siis paremini teha saaks, et kui me vaatame kas või täna, räägime natuke piimanduse keskselt, aga ma arvan, et ei pahanda, sest halb on rääkida asjadest, millega sa igapäevaselt kursis ei ole. Et kui vaatame täna kas või Eesti piimandus, siis olukord on nagu väga hästi, eks ole, et miks on hästi? Hästi on sellepärast, et kui me vaatame, palju meid nagu olnud on, et omavahelist rabelemist ja tõmblemist on olnud ajaloos ju oluliselt veelgi rohkem.
siis täna on ilmselgelt üks kriteerium meil on paigas, Soome põllumees on siin turul väga hästi ennast kinnistanud, ehk siis veerand toormeturust ja kolmandik valmistoote turust on tema kontrolli all, aga teine pool on Eestis, nagu öeldakse, eestlaste käes. Täna on nii. See on, ma ei tea, võib-olla keegi tunneb, et see on halvasti, mina ütlen, et see on väga hästi, see on ka võimalus. Et samamoodi siin on ju väga suur koostöökoht. Kui me kujutame ette, et see osa, mis on praegu eestlaste käes, see on ka üks, mina väidan, et peaaegu 20 miljonit kuus potentsiaali, see on börsiettevõte. Et ma arvan, et ühistu, olgu üks ühistu või 5 ühistut, nad võivad tulevikus omada ka väga edukalt börsiettevõttes osalust. Ja tegelikult see tulu ja väärtus tuleb küll natuke teisete reeglite järgi, aga kokkuvõttes see tähendab seda, et me saame tegelikult oluliselt kaugemale oma arenduses, ka tööstuses. Me kõik, kui me vaatame rahulikult tagasi, siis jah, päris pikk periood on Eestis olnud ikkagi see, et peamiselt on toetused ja see on suunatud nii-öelda tootmisetappi. Väga hea. Me oleme, täna kõik teame, Euroopas teine suurepärane. Et see on tõesti, see on väga hea saavutus, nagu ütleb kolleeg Ülo Kivine, et seda ei võta keegi väga hästi. Et kuidas edasi mõelda, et nüüd on tegelikult minu arust unistada saab 2 viisil. Et saab võib-olla täiesti heas soovis ja austusega inimese suhtes öeldes mikitalikult, ehk mis on see Eesti näiteks fenomen toidu poole pealt. Võtame näiteks siis taaskord piima. Et me võime mõelda nii, et me oleme ka oma 2000 või 3000 tonniga päevas ikkagi oleme mingis vaates tõesti väike. Oleme siis üks variant nutikad. Nutikusega on teatavasti see, et jah, on võimalik olla nutikas ka väikses mastaabis. Suur nõrkus on sellel see kiputakse väga kiiresti kopeerima. Seeläbi võib-olla oleks terve Eesti lahendus ikkagi see maheteema, ehk siis mahe-Eesti ka riikliku poliitika tasandil. Kui see üldse see mõte ei sobi, siis ma pakun tegelikult oponentidele kohe teist versiooni. Palun mõtleme siis selle peale, nagu ministeeriumi mees ütles, et kui me tahame oma laborid ja kõike suunata nii-öelda kulust tuluks, siis minu mõte on ka see olnud kogu aeg, kui me räägime nagu arengust ja suurest arenguhüppest, siis me peaks aru andma sellest, et me peaks suutma tegelikult ka selle, mitte üks asi on see, et tuua väljast toorained tagasi, vaid tuua tegelikult ka väljast toorained sisse. Et see peaks olema meie suur eesmärk ja sellepärast ma räägin ka väga tugevalt aktsiaseltsi vormist julgen rääkida, väga tugevalt börsiettevõtte vormist, et need on need, mis annaks tegelikult oluliselt pikemaajaliselt palju nii-öelda kindlama tunde ka tänasele põllumehele. Et see sama näide, et mis ma kogemata tõin piima toimkonna koosolekule, et kui investor täna ikkagi kavatseb näiteks piltlikult öeldes Pärnusse panna 2000 tonnise tööstuse, siis normaalne on see, et ta mõtleb 1000 tonni maksimaalselt Eestis saada ja ilmselt ta peab arvestama sellega, et ta peab 1000 tonni väljast tooma. Kas see on halb, kui see juhtuks? Ma arvan, et tegelikult see ei ole halb. Et minu väide on see, et selle Eestist ostes, kui te praegu Leedus tegelikult on toimunud vastupidine variant, eks ole, siis Eestis tegelikult mina väidan, et kui vaadata Balti konteksti, juhtuks vastupidi, et tänu sellele, et see 1000 tonni tuuakse väljast sisse, siis kohaliku 1000 tonni eest suudetakse tegelikult rohkem maksta. Just nimelt tänu sellele.
Aga see tähendab seda, et me peame mõtlemises samamoodi ületama mitte ainult selle barjääri, et kõik, mis ma teen lõpuni, vaid kuidas, koos ja kellega ma teen. See ei ole nagu, ma ütlen, et ei ole ühte imevalemit, aga tihti nagu probleem ongi selles, et kui naabril läheb halvasti, siis on juba hästi. Et see on kõige suurem probleem. Et ülejäänud osas, minu arust Eestis on tõesti vähemalt piimanduse poole pealt see, mis on tegelikult tehtud, see, mis tänaseks on toimunud, väga hea. See on suurepärane. Et lihtsalt see on ideaalne variant edasi minna ja täna ei ole ka seda olukorda, kus tootmisbaasist, ma ei tea, veerand kuulub ühele rahvuslikult ühele kapitali, veerand teisele, kõik on ära killustanud. Täna me oleme ise tekitanud, nii nagu ütlesin, on meil üks kõva välistegija pikaajaline ja tegelikult ise me sinna ülejäänud ossa tekitame nagu päris toredasti neid lahkmeid, et kes on ühes paadis ja kes on teises paadis. Et mina näiteks ütlen, et see tootja, kes on olnud minuga koos 15 aastat väga truult, millest tema süüdi on. Väga tublid tegijad. Aga selles mõttes mõtleme suurelt, unistame suurelt. Hea meel on veel see, et tõdeda nende suurte unistuste kõrval, et hea on kuuluda inimeste sekka, kellel on väike kodumets, tõesti väga väike. Ja kui minister ütleb, et niiskus on positiivne võrreldes kuivusega, see on mul ka kogu aeg mure olnud. Ma sain teada, et see on tegelikult väärtus. Ma olen täna väga palju siin saanud häid mõtteid, häid head emotsioonid ja need ongi, mis elus edasi viivad ja põhiliselt, et usk teise Eesti inimesse. Et tegelikult ta ei ole su vaenlane. See on kõige tähtsam. Ja kui tal halvasti läheb, siis see ei ole sinu õnn tegelikult, usu mind. Et ega muud sõnumid siin anda ei ole ja siis meil need suured asjad hakkavad ühiselt täituma. Et minu soovitus ja suur soov on küll see, et me ei mõtleks ainult seda, et teeme oma asja lõpuni, vaid teeme koos midagi sellist, et me saame väärindada rohkem kui enda oma. Ja siin on küll, et ma näen täna nagu Eestis potentsiaali veel, vaba potentsiaali, mis ei ole strateegilise väliskapitali käes, mis oleks võimalik tegelikult kujundada korralikuks börsikõlbulikuks ettevõttes. Aitäh, ma arvan, et piisab.